Tere hommikust kõigile! Tere lõunat juba, me oleme nii kaua siin mässanud, et me jõudsime hommikus sööma lõunaajaks ja me oleme jõudnud uude kohta, see on Odeka sünnilinna. Ülejäänud Euroopa teab seda kas siis Kölnina või Kolonnina ja me tulimegi uurima, et mis seos on sellel linnal Odekaga. Jah, mina tean kahte asja, Kölni vesi ja Odekas. Teeme selgeks, mis seosed on, kuidas see kõik juhtus ja mis seos Eestiga on. Nii, Kristiina, räägi eestlastele, mis värk selle Odekolonniga siis on meil Kölnis? Odekolonn öeldi tegelikult nuka ajal ja see on põhimõtteliselt otsehääldus. Hetkel olemegi siin Kölni vee muuseumi juures tegelikult, sellepärast, et eesti keeles siis esimene ja õige mõiste ongi Kölni vesi. Prantsuse keeles on see... Eau de Cologne. No kuidas mu prantsuse keel välja tuli? Paremini kui minul kindlasti. Ja selle Kölni veega juhtus selline lugu, et selle leiutas siin üks Itaaliast pärit proua. Ta tuli siia sellepärast, et Kölnis on Reini jõgi ja siit sai tollel ajal väga hästi siis kaupa edasi laevatada, edasi saata ja sellepärast ta valiski enda selliseks kodulinnaks Kölni ja nimetas siis selle lõhna just nagu Kölni auks. Hullult tahaks nüüd teada, et kuidas see lõhn siis on, et mis see päris Kölni lõhn on, nii et me peame vist minema nüüd sinna sisse. Jah, täpselt, lihtsalt üks võib-olla selline fun fact või kuidas eestlased siis selle kohta ütlevad, et huvitav fakt. Lõbus fakt. Lõbus fakt, jah, ma ei teagi, fakt. Alguses, kui see leiutati see Kölni vesi, siis seda ka joodi muuses. Et seda peeti siis imeveeks, et sai peale lasta ja sai sissepoole lasta ja hiljem Nõukogude Liidus ka joodi. Järelikult ei midagi imelikku, õhtul väiksed odekad sisse ja jälle tuju hea. Täpselt. Väga äge muuseum ja pood ja kõik ja ostsime juba seda Kölni vett ja siis tuli välja, et see Itaalia proua Farina, see on tegelikult mees. Jah, et see onkupilt siis, et tema leiutas selle Kölni vee ja mina automaatselt arvasin, et Farina, et ilus Itaalia naise nimi, aga tuleb välja, et siuke onu siis. Väike lisalugu siis pika versiooni vaatajatele. Me oleme jõudnud väga olulise ehitise juurde, see on Kölni katedraal. Kölni katedraal, mida ühte kokku vist ehitati pisut isegi üle 600 aasta. Alustati ehitamist siis, kui Eestis ütleme midagi väga olulist ei sündinudki, käis alles vabadusvõitlus. Jah, ja seda Lübecki linnaõigust me kindlalt ei olnud veel üle võtnud. Ei olnud, jah. Aga lõpetati see alles 19. sajandi keskpaigas. Aga oluline on see katedraal kahel põhjusel. Esiteks, siin on siis 3 kuninga ehk 3 targa säilmed kuuldavasti. Need, kes siis läksid Jeesuslast tervitama. No huvitav, kus nad need kätte said? Tassiti siia ja siis muidugi kõik inimesed tahtsid seda vaatama tulla, neid väga kuulsaid säilmeid, aga kirikusse ei mahutud ära ja siis otsustati suurem kirik ehitada. Vot, aga see kirik tuli tõesti väga suur välja ja nüüd me näitame teile ka. Teine ka, teise maailmasõja ajal pommitati maha suur osa Kölnist, aga kirik jäi püsti. Jumal kaitses.